No tõenäoliselt pole Eestis just palju koole, kus ukse ees seisab poni vankriga ja siinsamas tammepuude all käib matemaatikatund. Aga just niimoodi õpitakse siin Pangodi ääres Unipiha koolis. Tartumaal Kambja vallas maalilise Pangodi järve ääres asub pisike Unipiha algkool, millel on auväärne ajalugu. See endises Karjamõises 1944. aastast tegutsev külakool on Eestimaal täna kahjuks pigem erand. Tavakoolides, suurtes koolides on lastel nagu meeletu tempo peal, siis siin koolis ma lähtun igast lapsest erinevalt, et iga laps saaks nagu individuaalselt teha oma tööd. Meil on selline armas, väike, justkui Pullerbi lastekool siin ning seda ma näen ka lastes, et neil on see õppimise ja koolirõõm. Mis teile selle väikese kooli juures kõige enam meeldib? Siin ei ole lärmi, nagu mul eelmises koolis oli. Mulle meeldib, et see on selline nagu väike kool. Ja... On sul siin palju sõpru? Ja ma tunnen kõiki, kes on siin koolis. Meie peres juba 3. põlvkond käib siin koolis. Minu ema käis siin koolis, mina enda õega ja nüüd minu lapsed õpivad siin. Ja see on nagu loogiline jätk. Õpetajatel ei ole iga lapse jaoks personaalselt nii palju aega suurtes koolides. Siin nad saavad peaaegu individuaalõpet. Unipiha koolis omandab täna haridust 8 last. Seal on liitklassid, ühes toas istuvad koolipinkide taga 1. ja 2. klassi ning teises toas 3. ja 4. klassi lapsed. Miks see väga hea on, sellepärast, et nad rikastavad üksteist ja seal on teisi plusse ka veel, et väiksemad näevad, kuidas juba suuremad oskavad, eks ole, ja siis suuremad näevad, kuidas nad veel ei osanud, aga nüüd juba oskavad, et seal jääb, see on see, mis nagu tavaklassis ja pära, mis tavaklassis tuleb nagu võistlusena, aga siin tuleb selline loomulik õppimine. Ütleb pea 40 aastat Unipiha kooli juhtinud Eha Jakobson. Kogenud pedagoogi sõnul on väikekoolidel haridusmaastikul täita väga tähtis roll, sest lisaks tavaõpilastele saavad seal haridust omandada ka need, kelle jaoks suured koolid mingil põhjusel ei sobi. Või sellised lapsed, kellel on rohkem vaja vaikust, kes ei talu nii suurt, või sellised lapsed, kes on väga andekad, kellele meie saame anda suuremat koormust. Ja just seetõttu on tema hinnangul väga kurb, kui väikekoole järjest kinni pannakse. See on väga halb tegu laste suhtes. Ma ei taha küll kasutada sõna kuritegu, aga ma tegelikult tahaks, aga et olla poliitiliselt korrektne, siis ma ütlen, et see on paha tegu. Selles mõttes, et lapsed on ilma jäetud just nimelt sellest loomulikust õppimisviisist. Loomulikust ja õppimisviisist ja õppimissammust. See on päris hea kool, lausa päris kaua on kestnud see kool. Isegi minu isa käis väiksena siin koolis koos õega. Ma tunnen väga puudust, et mul võiks olla klassiõde. Siin on kogu aeg see koht on vaba. Nii nagu 3. klassi õpilane Jumi ootab terve koolipere Unipiha kooli sügisel uusi õpilasi. Aga näib, et riigi hariduspoliitika on ära hirmutanud paljud lapsevanemad, sest emad ja isad ei julge enam oma võsukesi kodulähedale väikestesse maakoolidesse panna. Kardetakse, need pannakse nagunii varsti kinni. Kambja valla abivallavanem Liis Rosinaga ütleb, et neil sellist plaani kindlasti ei ole. On meil ka kohtumine lastevanematega homme, kus me neile ka kinnitame seda, et nende hirm on asjatu. Et loodame, et ikkagi iga-aastaselt järjest sinna kooli ikkagi uusi õpilasi tuleb ja me ise väga ootaksime, et sellises armsas koolis ikkagi õpilasi jätkuks, kus siin lastele lähenetakse individuaalselt, arvestatakse nende eripärasid ja andekust, et väga ootame sinna uusi õpilasi.